kuule ka, teine professor, kuule. Võtad läheb käe praegu kõik.
Siit saab ikka otse. Oli mulla niitä hyvällä. Tällä tavalla katsoa. Parem.
kui see heli nüüd ka maha läheks, et see oli entusiastlik muusika, tore. Et seda on hiljem uuesti võib-olla vaja. Aga nagu te näete, auhinnalaud on olemas, kündjad on olemas, kohtunikud on elusad vähemalt osad, et punktid on olemas. Hakkame otsast minema. Ma pean ütlema, et see on tõenäoliselt kõige ilusama ilmaga künnivõistlus, mida mul on olnud au juhtida ja läbi viia. Et kõige suurem tänu sellest kuulub kindlasti taevaisale, et ta laskis meil selle peo siin ära pidada, ilma et oleks mingit jama kokku keeranud. Peakohtunikuna oli mul muidugi väga kurb eile vaadata neid künde, sest see põld oli, vabandan, aga kündjate ees on tegelikult natukene häbi, et ettevalmistus jäi meil nigelaks, aga ma olen juba saanud ja ilmselt järgmised 7 aastat saan veel selle eest meeldetuletusi, et oleks meeles, millised need põllud peavad olema. Aga sellest hoolimata, kündjad, aitäh teile, te tegite väga hea töö seal põldudel, sellest materjalist, mis teil oli. Ja ärge unustage siis kiita ka oma ratsusid, sest meil on olnud eeskujulikult vähe tehnilisi rikkeid. Ja need segasid suhteliselt vähe. Ühte kündjat küll täna natukene pandi proovile, aga tal närv pidas, tal jäi 1 minut lisaaega varruks, kui ta lõpetas. Et närvid peavad olema head. Siis 51. Eesti künnimeistrivõistluste põkkade klassi esimese koha saavutas meie kõige noorem võistleja Jaan Kiirmäe. Hea meel on näha, et noorus ei ole mitte hukas, vaid need jalad on täitsa õigel teel. Kutsehariduskeskusest kündis siis tänasel päeval põllust välja 137 punkti ja on sellega teisel kohal. Palun tule võtta teine koht sisse. Et tuleb kiita tänavusi vabaklassi mehi sellepärast, et nii mõnusalt rahulikku võistluspaari kohtab harva, aga võistlus oli. Ja kuna meil oli 2 võistlejad, siis Hando Egon Martjan Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolist siis 142 punktiga oli natukene paremate viiludega esimest kohta väärt. Ja kui nüüd keegi mõtleb, et siin on ju 5 punkti vahet. Igas kolmandas aspektis 1 punkt vahet ja seda 1 punktidele nööri tagant tegelikult ei näe. Selleks tuleb päriselt põllu peale minna. Et väga võrdne võistlus oli, väga tore oli vaadata, kui võistlus tuleb. Nagu näete, suur rapsioli kanister, sponsor Scanola siit samast Jõgevalt saadab igale võitjale ja oma kinkekoti samuti täname ka Scanola. Et Järvamaalt oli siis Sanna Martma tulnud tublisti võistlema ja sa olid tubli, aga teised võib-olla natukese kogemuse pealt olid tublimad. Sa teenisid 220,5 punkti, oled 4. kohal. Palun tule võtta oma meene korraks vastu ja näita ennast, kes sa oled. Rasmus Paiba, 241,5 punkti, 3. koht. Ja vaata ei tähenda midagi, et sa kõrrekünnis olid 4. Rohumaa künniga saab ennast parandada küll. Nii, teine koht. Tema tuleb Olustverest, Olustvere teenindus- maamajanduskoolist. Märt Kannel 265 punkti. Ka päris tubli töö.
ja nagu ma ütlesin, meistrite klassi punktidega 326,5 punkti Eduard Siim. Nii et siit välja Reimo Ilves. Suurepärane töö. Arvestades seda, et Reimot jätkus igale poole oma platsile, hommikul noorte traktoreid atru üle vaatama. 395,5 punkti, jätke see number meelde. Indrek Mägi, Olustvere, teenindus- ja maamajanduskool. 396,5. Mehed on 2 päeva rassinud ja nad saavad 1 punktise vahe. Kohtunikud suudavad välja imeda sealt põllu pealt. See oli ikka tõsine võistlemine. Priit Puuorg, Kaspar Järvala Künniklubist Kehtnas. Ivar Peedul, sa kündsid 320 punkti põllust välja, aga sellest poodiumile sel aastal ei piisanud. Ole hea, tule korraks näita ennast ja võta oma meene vastu. Tubli töö igal juhul ja peab ütlema, et see traktor sobib suurepäraselt meistrite klassis võistlemiseks, aga mõningad modifikatsioonid sa juba tead, mida sa sinna teed järgmisena. Küll piisas 330 punktist poodiumile 3. kohale tõusmiseks Raimond Lepistele Kaspar Järvala Künniklubist. Ja vaat siin on mees, kelle närv pidas. Kõrvalplatsil tehniline rike. Teine tehniline rike. Aeg läheb. Mees ootab. Oleks võinud enne peakohtuniku kohale kutsuda. Tund aega ootas. Aga siis oli teine mees valmis, hakkas oma tööle ja me saime harva nähtavat vaatepilti, kus 2 võistluskünni meistrite klassi traktorid künnavad sama vagu. Hästi kündsid, mõlemad jõudsid aega. Ja teisele kohale kündiski ennast 344,5 punktiga Mait Pajo. Ja 450 punkti. Kogemus loeb, midagi teha ei ole. Raido Kunila, kes siis kündis Artiston Grupi toel, on siis tänavune Eesti meister tavatradel. Ja sellega on tal õigus minna esindama Eestit koos Priiduga siis 71. maailma meistrivõistlustele järgmisel aastal. Aitäh, et sa tulid. Ja loodame, et sa järgmine kord tuled juba vabaklassi platsi kündma. Selge. Palun.